kõigile. Koolilipp on valmis sisenemiseks, lapsed on valmis sisenemiseks, et palume kõikidel 1. ja 12. klassi õpilastel siseneda. No nii, esimene suurem ülesanne ongi läbi. Kõik 1. ja 12. klassid õpilased on leidnud omale koha ja on valmis oma pidulikuks aktuseks.
tänasel pidulikul päeval on koolisaalis ka koolilipp ja seda tuuakse tõesti siia majja vaid väga erakordsetel juhtudel. Ja meie kool sai lipu omale, kui ta oli 10-aastane, nii et tänaseks on see lipp 20 aastat vana. Peaaegu nii vana, kui meie 12. klassi õpilane. Veidikene olete veel nooremad. Kuid me laulame nüüd üheskoos Eesti Vabariigi hümni ja pärast hümni ma palun kõikidel õpilastel jääda seisma ja mitte istuda enne, kui koolilipp on jõudnud sinna lavale oma kohale. Ma palun kõigil õpilastel tõusta Eesti Vabariigi hümni laulmiseks. Ei leidnud teda kuskilt, sest nõunikud ei läinud väikesesse küll. Suured linnad kammis kuningas läbi, kuid ei miskut. Seejärel tuli ta kavala ülesande peale. Ta saatis kõigile külavanematele ühe purgi, mille palus täita taibuga või kui taibuga ei osata täita, siis teemantitega. Nõunik sattus peale olukorrale, kus külas kogu külarahvas ja külavanem olid suures hämmingus, mida teha, sellepärast, et kust võtta kõik need teemantid. Taipu ei saa ju ometi purki panna, see ei ole midagi, mida saab kinni võtta. Nõunik astus ligi ja ütles, las ma aitan teid külarahvas.
ta võttis purgi, viis selle oma peenrale, kus kasvasid arbuusid, asetas purgi ühe arbuusikese peale ja kastis edasi arbuusi peale. Arbuusid kasvasid ja kasvas arbuus ka purgis. Kasvas nii suureks, kuni täitis kogu purgi. Alles siis lõikas nõunik juured läbi ja saatis selle purgi kuningale koos kirjaga. Palun kuningas, võta taip välja purgis nii, et sa purgi katki ei tee. Mõistagi oli see võimatu sellepärast, et arbuus oli kasvanud täpselt sama suureks kui purg. Kuningas sai kohe aru, et see trikk pidi olema tehtud tema nõuniku poolt ja ta läks ise sinna külla kohale, et oma nõunikuga lepitust leida. Ja peale seda nad said koos jälle targasti valitseda. Selle lool on nüüd mitu õppetundi. Esimene õppetund on selles, et tarkust ei tasu kunagi kergekäeliselt kõrvale heita. Ja teine õppetund on see, et esialgu võimatuna näivates ülesannetes on tarkuse abil võimalik jõuda lahendusteni, sest tänu sellele see küla ei pidanud neid teemateid välja käima. Aga see oli muinasjutt. Muinasjutu kõrval on päris elu. Tuhandete võimalike näidete hulgast tooks välja ühe nime. Warren Buffett, kes on Ameerika multimiljardär, üks maailma rikkamaid inimesi. Ja temalt on tema pika elu jooksul korduvalt ajakirjanikud ja muud huvilised küsinud, mis on sinu edu saladus? Ja ta on alati vastanud ühtemoodi. Tema edu saladus on olnud võime leida alati aeg ja tahe, et õppida. Ja kõik muu on tulnud lihtsalt sellega kaasa. Tere tulemast teadmiste majja ja edukat kooliaastat teile kõigile. Aitäh! Kõik te olete täna siia koolimajja tulnud erinevatest küladest, kuid ma küsin esimese klassi õpilased, et mis vallas me elame? Kas te teate, mis on meie valla nimi? No super, Harku vald, just nimelt. Ja meie vallal on vallavanem, kes ka väga pidulikel puhkudel meile külla tuleb. Sõna on Harku vallavanemal Kaupo Rätsepal. Head lapsed, lugupeetud õpetajad, lapsevanemad, et Harku valla nimel on mul suur rõõm teid tervitada uue õppeaasta alguses. Siin Tabasalu koolis alustab sellest õppeaastast peaaegu 100 last oma koolidel. Kuid lapsed, see ei ole pelgalt tavaline koolide algus teile. Teie jaoks on see väga eriline ja oluline algus. Et kool, nagu juba direktor ütles, on teadmiste kodu. Kuid need tarkused, lisaks tarkusele, kõik erinevad tarkused, mis te siin koolis saate, ei piirdu ainult teadmistega, et kui palju on 1+2 või kes kirjutas esimese raamatu või kaugel asub näiteks päike maas. Vaid siin te õpite tundma ka iseennast, õpite tundma oma võimeid. Te leiate siit kindlasti sõpru, te leiate seda aru saama, et inimesed näevad maailma erinevalt. Ja see kõik saab olema väga huvitav, ma usun teile. Siin saalis on täna ka abituriendid, kes on siin viimast aastat. Et ma usun, et te olete siit koolis kogunud piisavalt tarkust, jõudu, et see viimane aasta veel ära ponnistada. Ma usun, et see kool on andnud teile kõik võimalused, et minna julgelt vastu uutele võimalustele, mis siis elu meile pakub. Ja kokkuvõttes teile kõigile ilusat kooliaasta algust ja ka teile vanemad, sest paljudele vanematele hakkab kõik jälle otsast. Kool on koht, kus tõesti tihtilugu tuleb palju kuulata ja võib-olla mitte ise ei saa iga kord rääkida. Ja see on omaette kunst.
kuid ühe kõne me tahame täna veel kuulata ja selle esitab meile 12. klassi õpilane Katrin Klükk. Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Täna meie kõigi jaoks väga eriline päev. Väikesed 1. klassi koolijuhid on oma uue eluetapi lävel. Mänguline lasteaed on selja taga ja te alustate oma kooliteiga. Kõik tundub suurem, ees on palju tundmatut ja hinges on pidulikkus ja ootusärevus. Minagi mäletan veel oma 1. klassi algust 2006. aastal. Sel aastal avati uus algklassi maja ning kõik oli värske uus. Lilled väikestes kätes, esimene oma rallid seljas ning tol ajal täiesti vanana tundunud 12. klassi õpilane saali minnes. Koolis on olnud kõik koolidel kohele teha. Väga raske on istuda vaikselt 45 minutit järjest, kuid kui Lennis hoolselt kuulata, siis jääb kodus rohkem aega mängimiseks. Ja sellepärast tahaksimegi teile väiksed sõbrad õpetada täna ühe tarkuse, mis aitab teid kõik need aastad. See tarkus on üks Eesti vanasõna, mis kõlab järgmiseks. Pärasid on toimetusi, ära viska homse varna. Mis tähendabki seda, et kõik ülesanded tuleb õigel ajal ära teha. Et see teile paremini meelde jääks, ütlemegi seda kõik koos. Täna seda toimetusi ära viska homse varna. Lisaks koolitundides õpitule tuleb meeles pidada ka seda, et on oluline olla hooliv, salliv ja teineteisega arvestav. Suhtlemine ja rääkimine aitab teid elus edasi. Meie, abituriendid, alustame oma viimase aastaga. See on viimane kord alustada kooliaastat juba tuttavas keskkonnas tuntud koolikaaslaste ja õpetajatega. Viimasel gümnaasiumiaastal tuleb teha tähtsaid valikuid. Kas me oskame teha selliseid valikuid, et me oleme rahul oma ametiga kui ka õnnelikud oma isiklikus elus. Sära silma ja õnnetunnet soovivad ju kõik, kuid teid selleni on mitmeid. Kas minna laia maailma võimalusi otsima või jääda oma kodumaale? Siiski ei saa unustada tänast päeva. Peame võtma oma viimasest gümnaasiumiaastast viimast. Kallid abituriendid, ärge unustage oma sõpru, hobisid ega meeldivaid tegevusi. Nii palju aastaid on koos oldud ja me oleme nagu üks pere. Öelge julgelt üksteisele ka häid asju ja tunnustage korda läinud tegude eest. Ma soovin teile kõigile jõudu, jaksu ja sära silmadesse algavaks uueks kooliaastaks. Aitäh! Juba rääkisime, et meie koolil on oma lipp, kuid meie koolil on ka oma laul. Ja selle laulu on loonud meie oma õpetaja Elin Ots. Ja nüüd on meil võimalus seda kõigil kuulata. Kuna esimene klass seda laulu veel ei oska, siis me oleme täna palunud appi suuremad õpilased. Ja seda laulu hakkavad täna laulma Janar Välk, kes on 12. klassist ja temaga koos Saara Lehari ja Sandra Riivik ja klaveril Martin Pajumaa. Ja see on samuti laul, mille ajal me seisame tavaliselt püsti, nii et palun tõuseme kõik kõigepealt püsti. Vabas alus on me kogu
12. klassi õpilase Jarmo Kurba ja temal on täna väga austav ülesanne helistada seda ajaloolist kella. Kõik teha aplausi. Jarmo tegi seda esmakordselt ja see õnnestus tal hästi. Ja nüüd järgneb veel üks kutsumus, mis meil täna ees seisab. Nimelt hakkavad klassid siis välja minema saalist, et minna oma esimesse klassijuhataja tundi, mis kestab orienteeruvalt ehk pool tundi. Ja see, et meil suurt segadust nüüd ei tekiks ja ma loodan, et kõik õpilased mäletavad, mis värvi oli teie õpetaja käes olev õhupall. Mäletate, jah? Jaa, väga tore. Et nii palju inimesi on aatriumis ja et te ikka jõuaksite, näeksite neid õhupalle, siis ma palun, et klassijuhatajale anname järgneva ülesande. See on esmakordne samuti ja nad tegelikult on mures, et kuidas nad sellega hakkama saavad, sest nad saavad selle suure pundi õhupalli ja peavad tervete õhupallidega klassi jõudma. Nii et ma palun õhupallide järgi õpetaja Elina Krautmann. Ja hakake minema.